Tere hommikust ja tere tulemast järjekordsele Empowermendi webinarile täna siis teemal strateegia, mis päriselt toimib. Minu nimi on Toomas Soosaar, olen tippjuhtide juhtimis- ja kasvutreener. Selles rollis siin Empowermendis juba 6 aastat. Empowermendist ka paar sõna, kõik te olete teadlikud meist loodetavasti, aga Empowerment aitab juhtidel luua ambitsioonikaid võitja meeskondi, kellel on kõrge sooritusvõime, kes on võimelised seama siis ambitsioonikad eesmärke ja need soovitud tulemused saavutama. Aga minu vestluspartneriks täna on siis Andrus Lepik. Andrus, räägi ise endast paar sõna. Hea meelega. Tere hommikust, Toomas, ja tere hommikust vaatajad. Ka mina olen Empowermendis juhtimis- ja tippjuhi kasvutreener. Minu erialane taust on Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinsener ja erialane taust kodumaja. Lisaks sellele löön kaasa ka enda jaoks 2 missiooniprojektis. Üks on siis Tartus erakoole ja lasteaedasid pidava sihtasutuse nõukogu liige ja olen ka Tartu Toome Rotary klubi liige. See tänane webinar on osa sellisest 3 webinaride sarjast. Just. Täna siis keskendume strateegiale, aga märtsis ja aprillis toimunud webinaridel keskendusime strateegia elluviimisele, strateegia rakendamisele, ehk et need 3 webinari moodustavad nagu ühtse terviku ja seeläbi usun, head vaatajad, loovad teile ka rohkem väärtust. Aga lähme tänase webinariga liikuma moel, et teie lööte ja tulete ka aktiivselt kaasa. Teile ilmub kohe ekraanidele slaid, kus on võimalus liituda Mentimeetriga ja vastata küsimusele, mis on sinu suurim väljakutse strateegiaga ja miks sellele vastata. Eks see aitab teid iseennast lahti mõtestada, mis siis see suurim väljakutse on, aga teistpidi annab ka meile Toomasega aimu, kui väga siis täna planeeritud jutt vastab teie väljakutsetele ja eks me siis katsume olla agiilsed ja kohaneda siis teie väljakutsetega ka endapoolse panusega. Aga Andrus, niikaua kui siin osalejad, kuulajad, vaatajad vastavad sellele küsimusele, et vasta siis palun ise ka, et mis sinu suurim väljakutse strateegiaga on. Võib-olla 2 aspektist. Üks on see, kus sa oma tänasest rollist ja siis varasemast juhi rollist. Jaa, eks see on ajas muutunud. Just. Elu on muutumises ja mina selle keskel. Võib-olla algas kõik sellest, et ega ma nagu väga hästi ei tajunud või aru saanud, et mis asi see strateegia on. Ja milleks ikka ta täpselt on. Mingi taju ju mõistagi oli olemas ja eks ma olen ajas ja elus arenenud. Võib-olla üks hea näide. Aastaid tagasi, kui Norra turgu vallutasime, siis olles ühes Norra sadamalinna restoranis, õhtusöögil sündis kolleegiga meil kahasse salvrätiku peale strateegia ja kuna selle restorani keti nimi oli Big Horn ehk suur sarv, siis see saigi nime külge meil Big Horn Strategy. Aga see rääkiski peaasjalikult sellest, et kuidas me siis Norras, õigemini millistes piirkondades, kui suurt ärimahtu tahame saada, milliste klientidega töötada ja kas kuhugi on vaja ka kohalikke diilereid kaasata. Oluline, aga vaid osa strateegiast. Võib-olla sealt edasi liikus siis minu väljakutse sellele, et mind väga ennast häiris, aga ma ei osanud leida nagu lahendust, kuidas strateegia saaks olla selline lihtne, mänguline, lõbus ja samas tõhus.
ei olnud probleem kirjutada strateegiad lahti 10+ lehekülge. Just. Ja ausalt öeldes pärast oli endal ka sassis ja meelest ära, et kus need kõige olulisemad siis momendid või punktid nagu kirjas olid. Aga võib-olla tänasel päeval on mind ennast juhtimistreenerina ja meie oma Empowermenti meeskonnaski kõige suurem väljakutse ongi, et kuidas nagu elluviimisel siis olla võimalikult agiilne, reageerida vajalikele muutustele, eks ole, ja testida, kuidas strateegia töötab, eks ole, ja kui see ei tööta, siis teha midagi teisiti. Ja klientidega töös, eks see väljakutse võib-olla ongi see, et väga paljud kliendid tulevad teistsugusest strateegiaprotsessist ja teistsugusest mõtte- ja käitumismaailmast. Ehk et see on midagi suurt ja pikka ja lohisevalt ja aega nõudvat, mida ta ju tegelikult ei pea olema ja ei ole. Nii et need on tänased väljakutsed. Okei. No mis see strateegia on, sellest me ka kohe varsti räägime, aga ma võib-olla tutvustangi teile, et millest me siis ikkagi täna räägime selle webinari pealkirja raames. Et nagu sa juba ütlesid, et mis see strateegia siis ikkagi on, et räägime sellest, mis asi on strateegia, kuidas sina mõtestad strateegiat ja samal ajal ka sellest, et miks ta üldse siis oluline on. Siis me räägime strateegia raamistikust. Andrus räägib sellest, kuidas tema strateegiat on siis just nimelt raamistanud. Et mitte 10 lehekülge, vaid võib-olla natuke vähem lehekülgi. Ja natukene selle strateegia olemusest ka siis läbi 5 küsimuse, mis on kohustuslikud ja vajalikud vastata ja sisuga täita. Ja põgusalt räägime ka sellest, et kuidas strateegiat siis ikkagi rakendada, et ta toimiks. Et mida me ei räägi täna on see, et just nimelt, et mida täpselt oleks selleks vaja teha. Selleks Andrus pakub siin webinari lõpus mõned võimalused teile. Aga hakkame siis peale, et Andrus, räägi, mis see strateegia sinu jaoks on ja miks ta on sulle tähtis? Ma olen tänaseks jõudnud arusaamisele, et strateegia on vastus ambitsioonika eesmärgi elluviimisel esile kerkivatele väljakutsetele ja võimalustele. Okei. Teisalt on strateegia valik. Valikud, millega tegeleda ja mis võib-olla veel olulisem, millega mitte tegeleda. Okei. Ma ei ole seda muide näinud, et keegi strateegiasse kirjutab. Et me sellega ei tegele. See ongi osa, eks ole, käitumisharjumusest ja mõtteviisis ka, eks ole, et kuidas sa nagu siis strateegiat mõtestad. Aga see tahabki nii-öelda harjumist, selline nii-öelda lähenemine. Ja mis veel, nagu ikka, hea lapsel on mitu nime. Et strateegia tegelikult loob sulle eeldused võiduks. Ta ei taga seda, aga loob sulle selleks eeldused. Nii et ma enda jaoks mõtestan strateegiat just nimelt niimoodi lahti. Nüüd, miks on strateegia oluline? Võib-olla ma alustan Eesti hokikoondise kaptenilt kuuldud mõtteteraga. Et nüüd me oleme õppinud kõrgemal tasemel mängima, aga me peame veel õppima võitma. Ehk et saab ilmselt ambitsioonikaid eesmärke ka nii-öelda jõuga ellu viia ja mingi taseme saavutad ja teedki ära, kas just tulemuslikult, tõhusalt, mänguliselt. Aga teed ära. Aga teed nii-öelda ära. Kui sa nagu võita tahad, siis ilma strateegiat ei saa. Sellepärast on strateegia oluline. Aga liigume siit selle järgmise teema juurde tegelikult kohe sujuvalt ja võib-olla on see natukene aega rohkem, ma vaatan, et ma ikka jälgin kella kogu aeg, meil skript on väga
täpselt paigas. On, me oleme harjunud aega juhtima ja fookust hoidma. Aga räägi sellest, jah, okei, sa kirjeldasid ära, mis see strateegia on ja miks ta on tähtis, mis ta sinu jaoks on. Et mis on see raamistik, mida sina oled kasutanud viimasel ajal strateegia kirjeldamiseks? Ja just. Mäletate, ennist mainisi, mis väljakutsed mind on saatnud strateegias ja üks nendest oli see, et kuidas ikka saaks nagu selgemalt ja mängulisemalt ja kuidagi tõhusamalt strateegiat enda ja meeskonna jaoks kirjeldada. Ja miks raamistik? Ma mõtestan seda lahti niimoodi, et kui ei ole raamistikku, siis asi nii-öelda valgub laiali. Nõus. Ja teine pool ongi seesama, et selgust. Ma tahan, et oleks selline selge, teistpidi lihtne, võimalikult lihtne, mänguline, lõbus, eks ole, ja tõhus. Nendele väljakutsetele, nendele omadustele leian, et OPSP ehk strateegia ühel lehel selline tööriist on täna minu jaoks kõige paremini vastav. Ehk et lihtne, fookus on paigas, see on teadlikult disainitud sellisel moel, ma loodan, et ekraanil vaatajad näevad seda ka ja hea kolleeg selle tööriistale ligipääsu postitab teile chatti, aga ta on lihtne ja fookus on paigas. Ehk et on teadlikult disainitud see tööriist sellisel moel, et sinna mahub vaid kõige olulisem. No bullshit, nagu üks konverents hiljuti oli, kus sa, Toomas, ju osalesid, eks, vaid kõige olulisem. Mis puudutab mängulisust või lõbusust siia juurde, mis on oluline, siis me ise kutsume ka ju seda nii-öelda OPSP sudokuks, kus sa täidad seda dokumenti ja vaatled teda ja mõtestad teda nii-öelda vasakult paremale ja ülevalt alla. Ehk et kuidas need seosed omavahel töötavad ja toimivad ja kuidas nad ei tööta ja ei toimi. Ja kolmas pool, kui me räägime tõhususest, siis jällegi sul on nii-öelda ühel lehel, ühel ekraani vaatel kõige olulisem pilt ees. Ja selle sama nii-öelda pildi pealt sa saad juba olla tõhus ja tegelikult siis strateegia elluviimist, strateegia rakendamist parimal võimalikul moel siis teostada. Ma loodan, et Toomas, me näitasime siin osalejatele ka seda raamistiku pilti, ehk seda OPSP pilti, et see on hästi oluline, siis on võib-olla see mõistmine natuke parem, mis Andrus just rääkis. Et selle raamistiku üks selline hea, see lihtsuse aspekt, mida sa tõid, on ka see, et tõesti pikalt ja keeruliselt oskab igaüks kirjutada, aga lühidalt ja konkreetselt see vajab natuke rohkem aega ja mõtestamist. Ja see raamistik iseenesest on see, mis seab nagu sellele füüsilised piirid. Ei saa sinna, nagu Andrus ütles, seda bullshiti kirja panna. Ja kui väga tahta, siis leiame muidugi need võimalused, aga see iva ja see tuum välja tuua ongi hästi oluline. Et võib-olla, Toomas, ma ühe momendi veel tõhususe poole pealt, kui me räägime sellest samast abivahendist, tööriistast, mis on ka tegelikult ju, ütleme, strateegilise mõtlemise ja elluviimise nii-öelda tööriist, mõtteviis, kui soovite, siis tõhusus peegeldab ka see väga hästi, et ma olen vahest kuulnud klientide käest, pool aastat ja aasta ja võib-olla mõni kuu on võtnud aega, et strateegia luua. Siis ma väidan seda, et selle siis raamistiku tõhusal toel on võimalik strateegia luua 3-4 tööpäevaga. Jah,
või ütleme, kui me oma meeskondadele sellist treeningut pakume, siis tegelikult selle OPSP lehe esimesed veerud, esimesed 4 veergu täidame 4 treeninguga. Just. Ja treening on selline 2-3 tundi. Just. Ja miks ma ütlengi tööpäev, sellepärast, et iga treening nõuab ettevalmistust, nagu sa tead, minu mantrat, eks ju. Just. Nõuab ettevalmistust ja küllap ka sellist kerget lihvi ja järel nii-öelda töötlust. Nii et niimoodi see rehnut kokku saab. Järgmine teema, millest ma tahtsin sinuga rääkida või me tahan, et sina räägiksid sellest, natuke anname selle vormile need sisu, et mis need strateegia 5 olulist küsimust on ja mis tegelikult on ka selles, saavad ka selles siis vormis siis välja toodud. Ja just. Nii nagu ennist mainitud, otsin sellist lihtsust, mängulisust, tõhusust ja need sama 5 küsimust, millest kohe hakkame rääkima, slaidil näete neid ka, meeskond paneb slaidi kohe ette. Avame natuke nende sisu, siis need aitavadki tegelikult ollagi lihtne, mänguline ja tõhus. Lisaks siis ennist esitletud OPSP vormile. Ja kui me lähme liikuma ja avame siis neid küsimuste sisu natukene rohkem, siis mäletate, ennist mainisin, eks ju, et 3 webinari töötab nagu koos. Hiljutised siis kvartali eesmärgistamine ja OKR metoodika siis strateegia elluviimiseks. Aga ka strateegia ise, millest nii-öelda täna arutleme, aga üks asi on veel oluline, et pilt oleks nii-öelda täielik ja see on visioon. Ehk et ikkagi, mis on see, miks me siin koos käime, mida meile meie organisatsioon tähendab, kuidas me nagu maailma paremaks teeme, kuidas me koostööd teeme, kui me juba koos käime. Just. Ja kolmandaks, mis see meie ambitsioon on? Mis on see eesmärk, see võit, ehk et milles me tahame parimad olla? Mis ta siis iganes nii-öelda on? Ja tänaseks webinariks ettevalmistuses ka pakkusin teile välja, et kuulate, vaatate siis minu poolt varem läbi viidud visiooni webinari, nii et kes vaatas, see teab, millest ma räägin. Aga võib-olla püüate niimoodi ette kujutada, et on püramiid, mis on pööratud tagurpidi ja seisab tipu peal. Siis võt see tipp on visioon, mille osa on siis ambitsioonikas eesmärk, ehk see, milles me tahame olla parimad. Kui seda ei ole, siis ei ole ju ka strateegiat või öelda nagu justkui vaja strateegiat, siis on nii, nagu sa just multfilmis Siilik udus. Milleks me selle strateegia siis teeme? Milleks me strateegia teeme, eks ole? Et nii nagu ennist ütlesin, strateegia on siis vastus, eks ole, ambitsioonike eesmärgi elluviimisel esile kerkivatele võimalustele ja väljakutsetele. Noh, aga kui sul ei ole, eks ole, sihti, seal vahet on, mis suunas sa siis valid. Et see esimene küsimus on see, et mis on see mäng, mida me võita tahame? Täpselt nii. Okei, mis see teine küsimus? Teine küsimus siis, kus me plaanime mängu võita? Jälle mäletate, ennist rääkisin Bighorn Strategist, aga nagu ka ütlesin, see on osa mängust ehk pead ära defineerima, kus sa hakkad seda mängu mängima. Mis see tähendab, kus? Mida sa silmas pead? Ma pean silmas millisel territooriumil, turul, turupiirkonnas. Ma pean silmas ka milliste klientidega, millise kliendisegmendiga, kes nad on. Ma pean silmas ka seda, et milliseid kliendi ootusi me siis soovime rahuldada. Mida ta nagu päriselt soovib ja vajab ja tahab.
ma räägin ka sellest, et milliste toodete ja teenustega me plaanime olla parimad turul seda mängu võita täpselt, kasutades neid sõnu. Ehk et küsimus siis oli, et kus me plaanime mängu võita ja vot selle kus alla tegelikult kõik need räägitud siis olulised otsused, valikud peabki mahutama. Ja muide OPSP nii-öelda vormis on selle jaoks eraldi koht olemas. Täpselt nii. Ja nii nagu ennist rääkisime OPSP Sudokust, eks ole, siis me oleme jõudnud VR3 ja üle mis otsa. Nii ja liigume edasi. 3. küsimus. Liigume edasi. Kui te seda pilti vaatate, siis seal need nooled edasi ja tagasi, see näitabki neid väga selgeid omavahelisi seosed, et ei ole üks toetab teist ja vastupidi järgmine tuleneb eelmisest. Täpselt. Ja enne kui ma lähen 3. küsimusega edasi, sa küsisid strateegia väljakutseid ennist. Võib-olla see, päris kindlasti tänasel päeval ta ei ole väljakutse, aga kunagi minu jaoks oli üks väljakutsetest kindlasti see. Öeldakse, et inseneril on keeruline strateegiat luua. Ma ei tea, ma ei ole sellest päris kindel, ma olen kunagi inseneriks õppinud. Mina olen seda kuulnud ja see vist natuke oli ka tõde, et sa püüdsi niimoodi olla hästi lineaarne, eks ole, üks asi viib teiseni ja teine viib kolmandani, aga strateegia loome nagu mängulisus suuresti seisneb ka selles, et sa tegelikult, ta ei ole lineaarne. Sa lähed jälle tagasi, vaatad, kuidas asjad omavahel kokku nii-öelda töötavad ja muudad eelnevalt tehtud valikuid, kui tarvis. Ja seesama kaskaad ehk see 5 küsimuse slaidil oli kenasti näha. Siin ongi ju niimoodi, et üks küsimus nii-öelda viib teiseni, aga katkendlik ehk punktiirjoon viib vajadusel eelmise küsimuse juurde tagasi. Just. Et selles seisnebki ka see mängulisuse pool, eks ju, ja selline paindlikkus. Just. Eks, et päeva lõpuks olla tõhus, sa pead ju ikkagi tegema antud hetkel siis parimad valikud, mida sa teha oskad. Võib-olla üks mõte veel siia juurde, et ei ole mõtet ka liiga nii-öelda stressi minna, sest ideaalset strateegiat ma arvan ei ole olemas. Just. Et ikka jälle tuleb tulla nii-öelda tagasi ja vaadata, kas asjad nii-öelda töötavad, on nad asjakohased ja kui ei ole, siis korda teha ja jälle nii-öelda edasi liikuda. Aga nüüd 3. küsimus, kuidas me mängu võidame? Ennist mainisin ka, et mida meil klient päriselt ootab. See pähkel tuleb katki hammustada. Mis on see väärtusahel kliendi jaoks, kus tema toimetab, eks ole, mis on need tema mured ja tema rõõmud? Eks, et kuidas me saame siis kliendi rõõmu suurendada ja muret vähendada oma toodete ja teenustega. See on see küsimus ka, et miks see klient üldse meie käest peaks tuhandet ja teistes. Exactly, nagu sa Toomas armastad öelda, tõepoolest, aga miks ta peaks meilt ostma? Mis väärtust me kliendile loome, mis on meie väärtuspakkumine? Eks see on oluline, see on üks, ta on keskne, seal 5 küsimust ja see on 3. ja see on keskel seal ja see on aga mõnes mõttes ka keskne küsimus, et kuidas siis ikkagi me selle mängu võidame, miks see klient peaks tulema, miks see siis ja see võimaldaks meil olla milleski maailma parimad, mida me tahtsime. Täpselt. Ja sellel turul ja selles segmendis, mida me oleme ka mõelnud, ehk need eelnevad küsimused. Mis sa selle 3. küsimuse kohta veel tahad öelda? Jätkan sealt, kus pooleli jäime, ehk et väärtuspakkumise teema, ega siis eelnevalt räägitu ju tegelikult ongi tarvilik läbi käia selleks, et püüda mõista, miks klient meid peaks valima. Me nimetame seda väärtuspakkumiseks, aga mis on mitte vähem oluline, et jutt ei jääks lihtsalt jutuks ja kirjapanduks, siis otsustada ka ära, kuidas me mõõdame.
mis on need mõõdikud, mis on need numbrid nende mõõdikute küljes, mis siis näitavad, et see väärtuspakkumine kliendile ka päriselt töötab. Ja kui julged me oleme garanteerima siis seda, mida me välja käime sirge seljaga. Kas on money back garantii või ei ole? Just, täpselt nii, kas on money back garantii või ei ole. Või on midagi muud? Ja need on väga ägedad arutelud meeskondades, keda treenin. Kui me sinnamaani välja jõuame, eks ole, et aga mis see garantii siis on, eks ole. Vahest tuleb ju filmiklassika meelde, eks ole, et oleks teadnud, et tuled oleks kodust ära läinud, et kui paluti oma sääsed luhtitada, eks, et õieti põlegi neid. Nii et see on tõesti nagu fundamentaalselt tähtis ja jällegi, kui me tuleme sellise kandva nagu mõtte juurde tänasel webinaaril, et lihtsa, mänguline ja tõhus, siis nii nagu ka kogu strateegial, nii ka väärtuspakkumisel hea, kui leiate sellise nagu juhtlause, mis võtab teie väärtuspakkumise kokku, mis püüab pilku, eks ole, tekitab uudisimu ja huvi teie vastu kliendis ja sütitab tegelikult ennast ka ja tõmbab kaasa. Nii et see on see kolmanda olulise küsimuse sisu ja point. Et liigume siis neljanda ja sujuvalt viienda juurde. Ja. Et neljas küsimus tegelikult, kuidas loete praegu ise ka ekraanilt, on see, et mis võimekused siis seda tagavad. Mis on see on ka selline huvitav koht, et erinevast strateegia kirjeldustest seda mõtestatakse erinevalt. Seal kasutatakse sellist terminit nagu strateegilised eesmärgid ja siis kriitilised edutegurid. Et kuidas sina sisustad selle küsimuse? Ja kasutatakse veel mõistest, eks ole, strateegilised edutegurid, eks ju, konkurentsieelised. Mõeldakse ilmselt sama, et need on midagi, millega sa tegelikult tagad oma väärtuspakkumise. Ehk et see reaalselt ka nagu kliendile töötab. Sul on väärtuspakkumine, sul on uhke juhtlause, mõõdikud, kõik on küljes, aga seal peab olema ikkagi tegelikult seda miskit taga, mis sind eristab. Seal peab olema just see võimekus taga. Ja kui seda võimekust ei ole selle lubaduse täitmiseks, siis tuleb see ju luua. Nii täpselt on. Ja neljas küsimus ongi, et millised võimekused meile siis võidu tagavad. Ja kordan üle, mida sa ütlesid, et kui meil on need võimekused täna olemas, väga tore, siis kindlasti saab neid edasi arendada. Ja kui meil ei ole võimekusi olemas mingi siis erisuse või eristuvuse väljatoomiseks, konkurentsieelise esile toomiseks, siis tuleb need luua. Ja ka see on valik, mida me siis otsustame oma strateegia raames ette võtta. Osa sellest teekonnast. Jah, niimoodi nii on. Ja viimane, mis veel on oluline selle strateegia raamistiku täitmiseks tegelikult, mis sa siin välja tooks? Tead, sa ütlesid enne hästi tabavalt, et selleks, et me oma väärtuspakkumist saaksime garanteerida, siis meil peavad olema võimekused. Hästi. Aga meil peab olema ka võimekus neid samu siis tooteid, teenuseid tegelikult luua. Need konkurentsieeliseid luua ja selleks reeglina tuleb siis ära otsustada, mis juhtimissüsteemi me kasutame. Jah. Või milliseid süsteeme võib-olla natuke laiemalt? Või milliseid süsteeme natuke laiemalt, millised on meie kõige olulisemad protseduurid, eks ole, mis meie põhiprotsess on. Ja neid arendada, sest nii nagu ennist rääkisime, siis üks tegelikult küsimus või see kriteerium, eks ole, sõltub teisest. Et nad omavahel koos töötavad ja selline parim nii-öelda kombo või koostöövariant tuleb meil siis leida ehk jällegi valikud, millega me tegeleme. Ja kõik, millega me ei ole otsustanud tegeleda, on see valik, millega me ei tegele.
ennist tõin teile näite tagurpidi pööratud püramiidist, mille tipus on visioon. Nüüd sellele, kui nüüd kujutada visuaalis ette püramiidi, siis sellele järgneb seesama strateegia, mis siis on vastus, eks ole, selle visiooni või ambitsioonika eesmärgi elluviimisele, esile kerkivatele väljakutsetele ja võimalustele. Aga sealt edasi ongi meil juhtimissüsteemi pool. Nüüd ja sealt edasi tulevadki siis nii-öelda süsteemid laiemalt ja protsessid, et niimoodi kiht-kihi kaupa see püramiid nagu kokku saab. Aga üks oluline moment on veel. See püramiid vajub läbi, vajub sohu, kui ta ei toetu millelegi soliidsele, millelegi tugevale ja see, millele alates siis visioonist me organisatsiooni saame toetada, on tegelikult organisatsiooni kultuur. Organisatsiooni kultuur, juhtimissüsteem ongi kultuuri loomise ja parendamise ju tegelikult vahend, alus selleks, et luuagi selgus, kuidas me eesmärgistame, kuidas me minu pärast strateegiat loome, kas me valime sellise tõhusa, lihtsa ja mängulise lähenemise või raske ja kolmkipras variandi. Ja kas me kaasame meeskonda sellesse või me mõtleme ise selle nii-öelda juhtidena, tarkade inimestena välja selle ja ütleme siis kehtestame. Ja see on ka kuidas? See on ka kuidas tegelikult, et kas see on nende oma või see on meie oma. Okay. See on oluline moment. Aga liigume edasi. Tegelikult see 5 küsimust, mida sa siin korduvalt ekraanil nägite, millest Andrus rääkis, minu arusaamist mööda, see just selle strateegia olemuse selgitus. See ongi strateegia. Vastus neile 5 küsimusele, et kiirelt ja kergelt need vastused ei tule, aga ilma vastuse leidmiseta nüüd sellega ilma ka hakkama ei saa. Aga räägime natukene strateegia rakendamisest ja samal ajal, kui sina, Andrus, sellest räägid, et ma palun kuulajad, kirjutage palun chati, et kuidas siis teie oma organisatsioonis strateegiat rakendate ja ellu viite. Mis iganes teil pähe tuleb? Ma ei tea, kas ütlesid siin alguses, et meil on ikka kõige aktiivsemale osalejale on auhinnaks üks raamat ka, et Andrus pärast ütleb, mis see raamat on, et olge aktiivsed. Just. Aga räägi palun, mõtesta natukene siis seda strateegia rakendamist ja kuidas sa seda teed ja miks see on ikkagi oluline ja mis sa siin välja tooksid? Teen seda hea meelega. Aga siiski üks asi veel, mis puudutab strateegiat kui sellist. Tõin esile, et väärtuspakkumisel võiks olla juhtlause, siis strateegial võiks olla ka nii-öelda lühike ja lööv nii-öelda ühelauseline kokkuvõte. Ma toon lihtsalt näite täna hommiku Tartust siia Tallinnasse sõites möödusin maanteel autobussist, mille külje peal oli suur silt Hansaliinid ja all oli rahvas ratastel. Ehk et ma ei tea, kas see on selle siis ettevõtte nii-öelda strateegia juhtlause või lühikokkuvõte, aga see on oluline, semantika on üldse oluline, sõnakasutus on nagu oluline, et võtta meeskond kaasa, innustada ennast ja teisi. Nii et seda mõtet jagan teiega ka veel siia otsa, aga nüüd rakendamisest. Just. Ehk et tegelikult väike spikker oli seal juba ees, kui OPSP raamistikku tutvustasime slaidi peal. Ja elluviimisel tuleb mõnda olulist aspekti jälgida. Strateegia loomine peab olema tõhus, lihtne ja mänguline, tegelikult ka ju tema elluviimine. Nüüd oma ambitsioonike eesmärgi, selle võidu, milles tahate olla nii-öelda parimad, võid ju sättida natuke pikema aja peale.
Aga kui me räägime siin strateegiast, siis ütleme, et väga üle nagu 3 aasta ei ole mõtet esialgu ka pingutada, sest maailm on nii suures muutumises. Ärikeskkond on nii suures muutumises ümberringi. Ja ütleme, et kui see on valikud, vastused küsimustele, mille just läbi käisime, näiteks 3 aasta peal, võib-olla 2 peal, siis sealt edasi ei saa liikuda justkui nagu uusaasta lubadusega, et nüüd hakkan jaanuaris tegema trenni. Tegelikult tuleb nagu päriselt hakata sellega pihta. Ehk et seesama natuke pikem vaade, ehk vastus küsimusele siis, kuidas võidu koju toome, see on mõistlik lüüa juppideks ja hakkame pihta 1 aastast. Ehk et otsustate ära, mis on need 3-5 kõige olulisemat arengu läbimurret, mida sellel aastal tahate saavutada tulenevalt strateegiast. Just. Ja mäletate, strateegia tulenes omakorda ambitsioonikast eesmärgist. Niimoodi need asjad on omavahel seotud. Nüüd, aga ka see ei ole veel kõik, nagu öeldakse. Aasta on mõistlik jagada kvartaliteks, et jällegi vaadata üle, mis on ärikeskkonnas maailmas laiemalt vahepeal toimunud, mida räägivad meile kliendid, mida räägivad meie töötajad, kuhu me oleme ise oma mõtetes jõudnud ja leppida kvartaalselt kokku. Milliseid arengu läbimurdeid võidu koju toomiseks me peame organisatsioonis tegema? Selles kvartalis. Ja kvartal omakorda jaguneb kuudeks, kuisteks perioodideks ja kuud omakorda nädalateks. See, mida ma teile kirjeldan, on tegelikult juhtimiskalender. Juhtimiskalender, mille saate panna terveks aastaks tegelikult paika. Ja igaüks teab, millal meeskondades siis need juhtimisrutiinid mainitud saavad toimuma. Mõistagi igaüks peab teadma, mis on nende juhtimisrutiinide sisu, eks, aga nende põhiline olemus on see, et mitte kaotada pinda jalge alt ja mitte unustada ära, millised valikud me ambitsioonika eesmärgi elluviimiseks otsustasime teha ehk strateegia. Ja kui vaja, siis seda ka muuta. Olenevalt arengutempost, aga reeglina selline kvartaalne rütm on nagu piisav ja parim. Neid ettevõtted ei ole palju, kes kasvavad nii pööraselt, et nad peaksid kvartali asendama 1 kuuga, aga jah, võib-olla jääme siin praegu siiski nii-öelda kvartali juurde. Nüüd, mis küsimused nagu tekivad reeglina alati üles, et hea küll, meil on juhtimiskalender, meil on juhtimisrutiinid, eks ju, aga kus me nagu aega võtame igapäeva tulekahjude kustutamise või operatiivtöö kõrvalt. Ja nüüd ma palun meeskonnal panna teile ühe slaidi ette, mille pealkirjastasin strateegia rakendamine ja mis aitab nagu lahti mõtestada, kuidas sa pead oma aega juhtima. Ja kuidas organisatsioon juhi ja juhtmeeskonna eestvedamisel peab juhtima strateegia rakendamist ehk strateegia elluviimist. Ja see sama lihtne skeem näitab meile seda, et tulemusmõõdikutega ehk KPI, Key Performance Indicators, millel on siis küljes tulemusootused, kui palju neile ajalist ressurssi. See ongi see, mis meid võtame. See ongi see, me teeme tööd. Ja, absoluutselt. Me teeme tööd nende tulemuste saavutamine. Täpselt nii. Ehk et see on nii-öelda asi, me juhime oma äri sellega ja need tuleb ära tuua. Nüüd vahest organisatsioonid karjuvad selle 20% järele, piltlikult öeldes. Ja kui me räägime arengu eesmärkidest ja üks osa arengu läbimurdest võib olla ka see, et me õpime oma aega juhtima. Me õpime oma ressurssi juhtima.
aga ka selleks tuleb võtta aega. Võib-olla meil strateegias oli selline vajalik võimekus välja toodud, et täpselt nii. Just. Muidu me ei suuda kliendile antud lubadust täita. Täpselt nii. Oleme kogu aeg busy, nii-öelda, eks ole, tormame ühelt tulekahjult teisele. Juhtimiskalender, kui me räägime strateegia elluviimisest, strateegia rakendamisest ja juhtimisrutiinid aitavad seda 80-20 Pareto printsiipi nagu esile tuua. Nüüd ja teistpidi selle slaidi nii-öelda parempoolne graafika näitabki seda, et me loome tegelikult tulevikuvõimekust läbi sellise lähenemise oma siis igapäevasele meeskonna ja ka individuaaltööle. Ja miks on vaja meil tulevikuvõimekusi? Jällegi me jõuame tagasi strateegia juurde. Just. Sest me tegime valiku luua endale mingid vajalikud võimekused. Õigemini isegi selle strateegia 5 küsimuse. Strateegia 5 küsimuse juurde. See on hea, et rõhutame seda nii-öelda poolt. Hoiame asja lihtsa ja tõhusa. Et ei ole vaja üle mõelda selle strateegia. Ei ole vaja üle mõelda. Ära vastata ja nagu Andrus ütles, seal edasi-tagasi tuleb nendega liikuda. Ja kui me teeme seda kvartaalse rütmiga, ehk mida Andrus võib-olla ei maininud, aga ma võib-olla oleks väärt mainida, et kvartali eesmärkide seadusel tulebki sellele samale 5 küsimuse vastusele otsa vaadata, et kas need on jätkuvalt asjakohased, kas seal on vaja midagi muuta. Ja kui nad on vormistatud OPSP lehele, siis meil on järgmine nädal on 3. kvartali eesmärgistamine Empowermendis ja üks treeninguks ettevalmistamise ülesanne on see, et vaata üle, kas OPSP on up to date. Just. Kas ta on asjakohane, kas ta päriselt nagu toimib? Või on vaja seal midagi muuta. Täpselt. Üks remark veel, mis puudutab seda eelnevat slaidi, seesama 80-20 ja KPI ja OKR, siis ühelt poolt juhtimiskalender, juhtimisrutiinid, aga arengujuhtimist me sisustame OKR metoodikaga. Ehk et objective key result ehk arengu eesmärk ja võtmetulemused jällegi suurepärane tööriist, suurepärane metoodika, et asjad oleks lihtsad, et asjad oleks mängulised, et asjad oleks tõhusad. No lihtsuse juures ma võib-olla tooksin välja selle konkreetsuse. Ma olen sinuga nõus ja kui sa juba tõid ühe lisamõtte veel, siis ma lisan ka enda poolt. On kindlasti see, et on mõõdetav. Ja saad seda, mida mõõdad. See on ju nii-öelda reegel, sest sa tahad ju aimu saada lisaks väärtuspakkumise mõõtmisele, mõõdikutele. Kuidas sa ikkagi, kui tõhusalt, kui edukalt sa strateegiat ellu viid. Okay. Ja võt seeläbi tulevad nii-öelda mõõdikud külge ja sa saad oma edu kriteeriumi kenasti lauale. Andrus, me hakkame siin oma vestlusega jõudma tegelikult juba siin lõpuossa, aga kuidas siis huvilised tänasest teemast rohkem teada saaksid ja või saada võib-olla rohkem vastust ka küsimusele, et mida siis ikkagi nüüd teha? Et meil jätkuvalt jutt on käinud selle ümber, kuidas strateegiat rakendada. No just. Et mis mõtted sul on siin kuulajatele välja pakkuda? Ma tean, et sul on kaks call to action teile välja pakkuda. Ja, sa kasutasid ennist nii kenasti sõna, et Andrus on webinari lõpupoole pakkuda teile võimalusi. Et eks need võimalusi on rohkem, aga 2 ma olen tõesti siin täna välja pakkumas ja meeskond paneb kohe slaidi ekraanile. Ma nimetasin seda, me peame rääkima strateegiast. Ja asja mõte on mõistagi see, et kui teie tunnete, et te peate rääkima strateegiast, siis võtke minuga kontakti. Ma pakun välja siis praktilise kohtumise strateegia valideerimiseks. Kas siis läbi Mentimeetri või juures oleva lingi kaudu otse minu kalendrisse. Ma olen siis tükike kolmapäevast ja tükike reedeks lähema siis 2 nädala jooksul broneerinud. Olen olemas. Mõistagi, kui see aeg juhtub, et teile ei sobi, siis küll me aja leiame. Kui huvi, uudisimu ja tahtmine on suur,
siis me võimaluse kohtumiseks leiame ja valideerime ära, kus täna oleme ja kui te leiate, et on põhjus sealt edasi liikuda, siis me liigume juba sealt edasi. See on üks võimalus. Teise pildi ka ette. Ja paneme teise ka ette. Teine võimalus, mida siis pakun, on siin. Ma mainisin ennist OKR-i ja mainisin seda läbi siis strateegia rakendamise prisma, aga mainisin seda ka, kui me rääkisime sellest 3 webinarist. Strateegia, kvartali eesmärgistamine ja eesmärgi elluviimine läbi OKR metoodika. Hiljuti siin maikuus viin siin meistriklassi läbi ja oli väga kihvt kuulata osalejate tagasisidet, kes olid enne kokku puutunud OKR metoodika ja kes ei olnud. Nad ütlevad, mõlemale on see väga kasulik ja vajalik, sest ikka on nii, et ajas lihvid nurki, mõned asjad ununevad, mõnda ei pane tähele ja kui keegi värskelt meelde tuletab, mugavustsoonist said osalejad välja, nii nagu nad mulle tagasisidet andsid. Ma loodan, et teil on see slaid endiselt ees. Aga me räägime praktilisest treeningust strateegia elluviimiseks tõeliselt tõhusast metoodikast ja tööriistast selle jaoks. Siinsama Tallinnas kuni 10 osalejale piisavalt privaatne, eksklusiivne ja kolmapäev, 13. august kella 10 poole 1 broneerige aeg, registreerige ja siis lähme juba strateegia elluviimise sisse. Pingutame ja arendame lihast . Nii, aga siis võtame kokku selle, millest me siis täna rääkisime, et kordamine on tarkuse ema. Mingi vanasõna ütleb seda, et Andrus rääkis, ma natukene assisteerisin nendele teemadele, aga põhiliselt Andrus rääkis, mis see strateegia on, kuidas ta seda mõtestab, miks ta on tähtis. Andrus tutvustas ühte strateegia raamistikku OPSP, strateegia 1 lehel ja natuke põhjalikumalt rääkisime siis selle strateegia olemusest läbi 5 küsimuse. Otseselt ei näidanud, kus nad paiknevad need vastused seal raamistikus, aga kellel vähegi huvi on, siis võtke ühendus siin Andruse või minuga. Ja põgusalt rääkisime siis ka rakendamisest ja just sellest kontekstis, et see 3–5 aasta plaan teha väiksemateks tükkideks ja vaadata ja läheneda sellele kvartaalselt. Toomas, enne kui edasi liigume, sa enne tõid esile hästi ära unustatud vana, ehk et mida me tõesti webinari alguses unustasin mainida. Raamat Playing to Win, How Strategy Really Works on suurepärane lugemine. Just. Ja otsustame siis webinari järgselt, kellele aktiivsetest osalejatest me selle raamatu kingime. Nii et lööge aga usinult jätkuvalt kaasa, webinar jätkub, ole hea. Eks selles raamatus, ütleme, on need 5 küsimust ka ilusti lahti selgitatud ja ega seda raamistikku ja ka seda metoodikat ja seda sisu me siin ei ole Andrusega välja mõelnud. Ise nimetame ennast, et me oleme maailma parimad plagiaatorid, me kasutame ikka maailma parimat praktikat, millesse me ka ise usume ja mis on praktikas rakendatud ja ära proovitud. Ehk Playing to Win'is on need 5 küsimust väga selgelt välja toodud. Aga vaatame, mis küsimused meil on vahepeal tekkinud, et kui oleks võimalik neid siin ette kuvada. Mõni minut on veel aega. Et Arto Aas küsib või kommentaar, pikaajalisest strateegiast sünnivad kvartaalsed OKR-id. Mis sa, Andrus, selle kohta lühidalt ütled? Nii ta on. Ehk et strateegia, ma korra siis veel korra ajaraamistiku üle, et strateegia valikud
ma arvan, et ei ole mõistlik, kui on rohkem kui nii-öelda 3 aasta peale ja sealt juba arenevad nii-öelda aasta arengu läbimurded ja sealt edasi siis juba kvartaalsed ja nii nagu Arto kirjutadki, kvartaalsed OKR-id tõepoolest, OKR metoodika arengu juhtimiseks suurepärane tööriist, nii et vastus on jah. Rasmus kommenteerib või küsib OPSP ja OKR. Noh, sellest sa just tegelikult rääkisid. Ja, et kuidas nüüd omavaheline seos on, üks on siis suurepärane raamistik strateegiliseks mõtlemiseks ja elluviimiseks ja nüüd OKR sisustab ära selle raamistiku, kus on kirjas siis meie siht ja meie suunad, just. Ehk et valikud, kuidas me sihi ehk võidu poole läheme. Nii et üks toetab teist. Et seal OKR-i, ütleme OPSP-s, mida ma olen soovitanud ja ka rakendanud, et ka need strateegilised edutegurid, ehk saab ju kirjeldada läbi OKR-i, kindlasti saab läbi OKR-i kirjeldada siis sellised aasta arengu eesmärgid või initsiatiivid. Ja rääkimata siis kvartali sellise arengu initsiatiivist. Et küsimus on, nime mul ei ole siin näha, aga kui tihti siis peaks seda strateegiat üle vaatama ja kohandama? Jooksis siit läbi sõna kvartaalne ja nii nagu sa Toomas ennist mainisid, näiteks meie empowermenti näitel, siis juba järgmisel esmaspäeval me hakkame tegema oma valikuid kvartalisse 3 arengu läbimurre koos siis võtmetulemustega sinna juurde ja üks osa ettevalmistusest on vaadata otsa meil kokku lepitud strateegiale, kas see on täna ka asjakohane, sisenedes kvartalisse 3 ja kas ta toimib. Ehk et siit ka vastus korra kvartalis, aga selline põhjalikum võibolla vaade korra aastas võiks ikkagi teha. No absoluutselt. Just. 2 küsimust veel. Aeg pressib peale ka muidugi. Et soovitusi, kuidas panna meeskond parimal moel strateegiat omaks võtma? Number 1 on kaasa meeskond. Vaieldamatult. Kaasa võtmeisikud strateegia loomisesse, et juba EOS oleks strateegia meie oma, mitte nende oma. Seda esiteks. Ja teiseks ära lase head algust rappa minna või nii-öelda maha käia strateegia elluviimiseks, rakenda tõeliselt tõhusaid juhtimistööristu, juhtimisrutiine. Siis tõhusad koosolekud. Tõhusad koosolekud, jah, et on üks hea valem, mida sina, Toomas, mulle kunagi tutvustasid, millesse ma nii-öelda ära armusin ja see kõlab niimoodi. Fookus ehk hoia fookus paigas, pluss rütm ehk et pane rütm paika, seesama juhtimiskalendri pool, pluss distsipliin ehk päriselt pea sellest kinni. Tee asjad ära. Mis me oleme kokku leppinud, tee asjad ära, näita eeskuju, taga sõnade ja tegude ühtsus, see kõik käib sinna distsipliini alla. Ja 4. teguriks selles eduvalemis on siis andmete läbipaistvus. Ole läbipaistev. Okei. Siin üks küsimus ja haakub ka tegelikult selle strateegia teemaga, et kuidas siis võidelda juhatuse silostumise vastu? Jaa. Ausalt öeldes päris keeruline nagu küsimus, et kuidas sa võitled, eks isegi silostunud juhatus teinekord küsib arvamust ja küsib nõu. Ole julge seda väljendama. Ja ole julge ka siis, kui ütleme, siis antakse võimalus oma sõnad ja teod kokku panema. Ehk et tee samm selles suunas, kuidas sa näed, et võiks siis silostumise ütleme, vastu võidelda. Asja teine vaade on see, et seda võiks ju siis nõukogu tähele panna.
eks ju. Et võib-olla need on sellised nii-öelda esmased mõtted, sellepärast et kui ütleme, juhatus ikka ei taha kaasata, eks ju, no siis ta ei kaasa ja elu kipub näitama, et siis hääletatakse jalgadega päeva lõpuks. Just, keegi hääletab. Ja just, et noh, kui sa ikka nii piltlikult öeldes jalgadega laua peal trambid, eks ju, ja teed nagu konstruktiivseid ettepanekuid ja sisulisi ja ka oma tegudega pakud välja näitamaks, et see võiks toimida ja töötada. Ja kui ikka midagi ei muutu. Ja ikka midagi ei muutu. Ja sul ei ole võimu, eks ju, sul ei ole, vaata, minu meelest, Toomas, sinult tuli see hea ütlus, et su käed jäävad lühikeseks. Eks ole, kui su käed on lühikesed, on ju, tegemaks rohkemat. No ja kui sa tahad seal edasi piinelda, no siis piinle. Aga kui sa edasi piinelda ei taha, siis vali selline võimalus, kus juhatus ei ole silostunud. Soovid sa ise veel midagi lisada? Ei, meil kahjuks aeg pressib peale ja mul oleks väga hea meel, kui te annaksite siin vahepeal tagasi. Õnneks on tulnud slaid ekraanile, et andke palun tagasiside, et kui kasulik, väärtuslik see tänane webinar teile oli. Võtsite oma elust tund aega, et olge julged tagasisidet andma. Toomas, võib-olla ühe momendi lisan, et see, mida me ju tegelikult praegu läbi teeme, on osa siis juhtimiskultuurist. Osa nendest samadest mainitud juhtimisrutiinidest. Ja tegelikult natukene vastus ka küsimusele, et kuidas nagu juhatuse silostumise vastu. Ehk et loomulikult kõik algab siis juhatuse esimees pihta, kui me räägime juhatuse tasandil, eks ole. Aga küsimus ongi selles, et kas juhatus tunneb huvi päriselt. Kas innustumust ikka on või ei ole? Kas innustumust on, kas huvi tuntakse ja kui me rääkisime siin sõnade ja tegude ühtsusest, siis mis on äärmiselt oluline on see, et ühelt poolt on hinnang 1–10, see on nagu vajalik, see annab jälle tajuda, saad seda, mida mõõdad, aga ka tagasiside pool, et seda päriselt võetakse arvesse. Ja see töötab. Seda ma võin oma praktikast kinnitada. Kui meeskond näeb, et sinu sõna päriselt on oluline, sinu mõtted on päriselt olulised, siis see iseenesest genereerib juba innustumust. Okei. Aeg on kohe lõppemas, enne kui teid tänan osalemast. Üks asi äkki panete siia kirja ka, et mis siit nagu kaasa võtate? Mis see oli see üks asi kõige kasulikum? Et see oleks suurepärane sisend meile ka siin Andrusega. Just. Ehk aidake meid ka olla järgmine kord veelgi väärtuslikumad. Just. Aga kui te siia kirjutate ja ma palun tehke seda, siis suur aitäh teil osalemast ja kuulamast ja nagu ma ütlesin, et oma elust tund aega sellele teemale koos meiega pühendumast. Ma siiralt loodan, et ikkagi saite siit inspiratsiooni, võib-olla ka juhiseid, kuidas siis luua oma meeskonnaga strateegia, mis tegelikult ka toimib. Ja aitäh, Andrus, sulle, et sa aitasid siis lahti mõtestada ja selgitada, mis asi see strateegia on, milles see seisneb ja ka kuidas seda rakendada. Aitäh sulle! Aitäh sulle, Toomas, et sa selle väljakutse vastu võtsid, mis ma sulle välja pakkusin, et tule ja intervjueeri mind, palun. Nii et ma nautisin seda. Nii ettevalmistusprotsessi, teades ja tundes sinu põhjalikkust ja täpsust, kui ka siis meie arutelu koos heade osalejatega. Okei, suur tänu veel kord ja nägemiseni ja kuulmiseni siis meie järgmistel webinaridel ja kogemuslugude salvestustel. Aitäh veel kord! Aitäh, kohtumiseni!